See drooni video näitab ära metssigade teekonda viljapõllus, mis kohe kindlasti ajal, kui suvivilja hakkab valmima, on neile väga magustoidu koht. Jahimehed on ise selle spetsiaalse drooniga salvestanud selleks, et aimu saada, milline on metssigade liikumine ja populatsioon mõnes konkreetses piirkonnas. Eesmärk on hoida metssigu kui võimalikke katkukandjaid eemal seafarmidest. Teeme need end seakasvatajate tellimusel. Küll on see, et kui nüüd aega üle jääb, saab ka jahimeeste tellimusel neid teha. Aga pigem on praegu siis nii, et on vastav meiliaadress, kuhu seakasvataja annab tellimuse, sigala andmed ja koordineerime ja piloot läheb kohale, lepib kohalike jahimeestega kokku, et oleks ka võimalus näiteks neid võimalusi realiseerida, kui on metsad kuskil hea koha peal, kus saab küttida. Lühikese ajaga on sellest vajadusest jahimeestele teada andnud juba 24 seafarmi. Praktiliselt kõik, keda see oht kummitab, on sellest seirest huvitatud. On juba ka esimesed tulemused. Pasula kuldijaam on Eesti üks kõige kõrgema ohutasemega ja sealt neutrooniseirete tulemusel õnnestus üks kult küttida. Kohalikud jahimehed, kuhu seltsimuga ise kuulun, ei teadnud, et seal sigudes on. Kuskilt oli see isend sinna tekkinud ja saime ära küttida. Põllumajandus- ja Toiduameti kevadine prognoos võimaliku seakatku nakatamise ohust oli suhteliselt kõrge. Õnneks ühtegi seafarmi sellel aastal veel katk tabanud ei ole, kuid katku leide metssigadelt on juba piisavalt. Metssigadel me ikkagi tegelikult näeme seda, et käesoleval aastal on ka 99 metssiga andnud positiivse vastuse ikkagi ja kindlasti me ei saa praegu öelda, et see aeg on möödas, et tegelikult me oleme ikkagi praegu selles kõrgajas ja iga päev väikeses hirmus, kuigi see töö selleks, et vältida seda juhtumist on ikkagi olnud väga-väga suur. Katku leviku kolded on kandunud nüüd Kesk- ja Põhja-Eestisse, piirkondadesse, kus eelmisel aastal oli seda vähem. Metssigade populatsioon meie metsades on endiselt suur ja iga lastud isend või siis korjuse leidmetsast tuleb allutada veterinaarkontrollile. Ega ükski asi ei ole ju üksinda see võluvits, et see on lihtsalt väga tugev toetav meede jahimeestele, et tegelikult selle töö teevad ju jahimehed ära, aga lihtsalt nende droonidega on märksa kiirem ja võib-olla tõhusam see, et me saamegi selle või jahimehed saavad selle fookuse ikkagi kindlasse konkreetsesse kohta suunata, et see on lihtsalt selline toetav meede neile. Soojad ilmad ja viljade valmimine, see kõik soodustab seda, et metssead liiguvad aktiivselt ringi ning oht sattuda farmide lähedale või läbi putukate inimestel katku edasi kanda on praegu kõige suurem.